pika ajalooga Järvakandi klaasitehas. Mis sorti siin klaase tehakse? Ilmselt see taust annab mingi vihje. Tänasel päeval toodame me siin klaaspakendeid ehk siis pudeleid ja purke ja peamiselt siis kirkast ja ekstra kirkast klaasist. Materjal siis ütleme 50% võiks olla klaasimurd ehk siis see klaaspakend, mis lõpptarbija viib tagasi klaasi kogumispunkti. Sealt ta jõuab läbi taastöötluse meile ja me saame seda uuesti üles sulatada. Teine pool sellest on siis liiv, lubjakivi, sooda ja muud väiksemad materjalid. Ja need on pärit siit samast metsadest, ma olen aru saanud. No üle Eesti peamiselt ikkagi, jah. Käesoval aasta on meil olnud äärmiselt põnev, selles mõttes, et tegemist on tööstusega, kus on töö niikuinii kogu aeg ju raske ja keeruline, siis see aasta 2020 on lisanud meile veelgi väljakutseid, ehk siis kuidas jääda selle juures veel ka terveks. Et siis koroona aasta nii-öelda meie mõistes ja siiani on läinud väga edukalt. Tegemist on ikkagi tööstusega ja kuna meie kliendid ju tegelikult ootavad laitmatuid, veatuid klaaspakendeid, siis see seab väga kõrged nõudmised ka meie töötajatele. Ehk julgelt võin öelda, kõik, kes siin töötavad, on väga andekad inimesed, kes on oma töö selgeks õppinud. See on tõesti keeruline, multi-andeid nõudev, ehk sa pead keskenduma, sa pead õppima selgeks väga palju reegleid, sa pead teadma, miks sa midagi teed ja samal ajal sa pead jälgima, et oleks su enda töökoht ohutu ja et oleks ka teistel ohutu. Et see on keeruline. Nii, kui palju pudeleid ööpäevas siin tehases valmib? Ööpäevas keskmiselt, olenevalt siis sellest, mis meil parasjagu liinidel on, keskmiselt me toodame 700 000 tükki ööpäevas ja tehas töötab 365 päeva aastas, ehk siis korrutage selle numbriga, saategi kätte meie mahu. Ja tänasel päeval meil ei ole seda muret, et meil ei oleks tööd. Meil on väga palju tööd ja pigem meil on soove rohkem, kui me suudame pakkuda klientidele. Kliendid soovivad rohkem, kui meie suudame neile anda.